Sellel kevadel peavad põhikooli lõpetajad andma vastuvõtuavaldused järgmisesse õppeastmesse, kas vananenud SAIS 2 või mõne muu süsteemi kaudu. Haridus- ja Teadusministeerium küll valmistas ette SAIS 3 nimelist programmi, aga tänaseks on see tõestanud ennast, et ta on läbi kukkunud. Mis siis saab, küsite? Saab see, et kannatavad nii kool kui ka õpilased. See tekitab kindlasti natuke stressi, et nagu mis nüüd edasi saab, et kuidas siis hakkab see koolidesse sisse logimine või nagu kuidas üldse, mis programm siis tuleb selle asemel või kas üldse mingi programm tuleb või kas peab kõik eraldi tegema, et palju küsimusi lihtsalt, millele tahaks vastuseid saada. Kas sinule ka tundub, et see muudab nagu su elu palju ebakindlamaks, kui sa ei tea? Ja kindlasti see tekitab väga suures koguses stressi ja segadust. Sel aastal rakendub kõikidele põhikooli lõpetajatele edasi õppimise kohustus. Seda enam oleks vaja olnud, et ministeeriumi poolt loodav infosüsteem SAIS 3 oleks tööle hakanud, sest see oleks muuhulgas võimaldanud jälgida, et õppur mitmes koolis sügisel nimekirjas ei oleks. Oleme juba arvestanud sellega, et kindlasti, mis puudutab edasist õppimise kohustust, siis kindlasti on muudatusi, milleks varem ei ole osanud ette valmistada ja me proovime võimalikult hästi olla igal rindel kuidagi olemas ja ette vaadata, et mis neid õpilasi ees ootama hakkab. Aga kindlasti on palju, mis on muutunud, mis on teistsugust, on palju sellist, millel tõesti, et alustame plaaniga A, läheme edasi plaaniga B ja võib-olla päeva lõpuks on meil hoopis plaan Z, sellepärast et mõni süsteem näiteks ei tööta või ei funktsioneeri nii, nagu peaks. Kõige suurem mure on koolidel põhikooli lõpetajate pärast, sest nemad muretsevad niikuinii eksamite ja kooli lõpetamise pärast. Samuti on õhus palju küsimusi, kuidas edasist haridusteed jätkata. Selle taustal pole veel lisapingeid juurde vaja. Koolid peavad hakkama nüüd taaskord oma vastuvõtukordasid üle vaatama ja uuesti koostama, uuesti kinnitama ja vastavalt siis uutele kordadele ka vastuvõttu organiseerima. Nii et kogu see töö, mida me oleme 2 viimast kuud teinud koolis väga põhjalikult, on vaja kõik ümber teha. Kui palju see lisatööd endaga kaasa toob ja me ju teame, et väga vähe aega on jäänud 30. märts, kui on tähtaeg on ukse ees? Jah, tegelikult ongi suhteliselt see ajaaken väga komplitseeritud. Õnneks Tallinna koolides on olemas Tallinna Haridusameti kuraatorid, kes koole toetavad, nii et Tallinna koolid on selles mõttes hoitud. Ka Pirita Majandusgümnaasium on oma kuraatoriga juba ühendust võtnud ja me oleme oma vastuvõtu korra läbi arutanud, et mis me seal muutma peame. Ja nüüd me tegelikult ootamegi seda, et me peame ka seda vastuvõtu korda ju tutvustama kõikidele osapooltele. Juba eile hakkasime tegema esimesi samme selleks, et seda vastuvõttu siis uues keskkonnas peale seada, sellepärast, et me olime ka arvestanud sellega, et ühes keskkonnas ja need tingimused, mis sinna lubati sellesse SAIS 3, kus me juba kui õpilane võtab oma koha vastu, et siis on kõik koolid saavad selle informatsiooni kohe kätte, et siis see nüüd sellel kevadel ikkagi kaob ära, et kui me ikkagi kõik lähme erinevatesse keskkondadesse, siis lõppkokkuvõttes taandub see sellele, et me ikkagi sügisel saame lõpuks teada, kes kuhu kooli lõpuks läheb. Ja loomulikult on see ajaaken hästi lühikene, kuna on vaja nüüd uuesti ära kirjeldada uuele keskkonnale, et millised on meie need tingimused ja nõuded just nimelt sellele kevadesele vastuvõtule. See tekitab veis rohkem pinget, sellepärast, et nagu eksamid on tulemas, muidu pidi kõik toimuma nagu ühes keskkonnas ja palju lihtsamalt, aga nüüd peab iga kooli kohta nagu erinevalt jälgima, erinevasse kohta kõik kirja panema, õigeaegselt tegelema ja see paneb natuke nagu pinget juurde, sest eksamid on ka natuke varem, kui pidid nagu eelmised aastad on olnud. No kas sulle ka see tekitab võib-olla sellist lisamuret või? Eks ta ebamugav ole, aga varem on ka hakkama saadud, nii et eks me saame siis see aasta ka hakkama ikkagi. 2026. aasta kevadel pidi toimuma vastuvõttu uues ühtses üleriigilises sisseastumise infosüsteemis SAIS 3. Peale süsteemi valmimist toimus jaanuari lõpus süsteemi testimine, mis näitas, et süsteemi töökindluse saavutamine seni planeeritud ajaraamis ei ole võimalik. Ilmselgelt siin on põhjust sisekaemuseks, aga see on aeg ja teine aeg on see, mis tiksub täna halastamatult vastuvõtu arvelt. Ja oli ka väga strateegiline otsus, et enne kui me vaatame ja analüüsime ja mõtleme, kas mingil hetkel oleks seda sama koormust pidanud testima, seda testiti, see ei tulnud välja, siis me keskendusime lahenduste pakkumisele koolidele, sest koolid on ootel. Ja see, et me võimaldasime ühe lisakuu sisseastujatele, et põhjalikumalt, kuu 1. märtsist 30. märtsini sisseastujatele, selleks, et aru saada, mis valikud neil on, ja võimaldasime ka 2 nädalat koolidele selleks, et võtta välja oma eelmiste aastate sisseastumise korrad, vaadata värskelt ka üle
ja meile tundus, et see on täpselt see koht, kus HTM peab praegu olema olemas. Vastuvõtuavalduste esitamine toimub sel kevadel koolide omal valikul SAIS2 sisseastumine.ee platvormi või kooli veebilehe kaudu.